Ukraina presidendi kantselei šokeerisid täna uudised selle kohta, et Lukašenka režiim ehitab Valgevene piiriäärsetes piirkondades aktiivselt teid, mis viivad Ukraina territooriumile ning rajab suurtükipositsioone, et tulistada Ukraina pihta. Sellise avalduse tegi Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski ettekannet. Seetõttu on Ukraina luure juba hoiatanud Lukašenkat, et temast saab seaduslik sõjaline sihtmärk. Samal ajal kasutab Kreml sõjauuringute instituudi andmetel Valgevenet sõja ettevalmistamiseks ka Balti riikidega. Ja see on eriti oluline arvestades, et isegi endine Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet otsesõnu sõjaga ning esitas isegi omamoodi taotluse ÜRO-le. ÜRO põhikirja 51 artikli rakendamise kohta, mis sätestab enesekaitseõiguse. Lisaks tasub meenutada, et viimase 2 nädala jooksul on diktaator Lukašenka juba 2 korda teatanud, et ta tõepoolest valmistab riiki sõjaks ette ja kutsus üles mobiliseerima kõik riigi jõud sõjategevuse alustamiseks. Mis siis tegelikult toimub ja kas tasub muretseda sellepärast, et Valgevene võib taas olla tõmmatud sõtta Ukraina vastu? Just sellest kõigest me täna ka räägime. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, pange sellele videole pöial püsti, tellige kanal ja jätka oma kommentaar selle video alla. Ja tellige minu Telegrami kanal Betši News, link on kirjelduses. Niisiis, Valgevene piiriäärsetes piirkondades toimub teede arendamine ja ehitamine, mis viivad Ukraina territooriumile. Samuti seatakse üles suurtükipositsioone, mis on suunatud meie poole. Venemaa üritab veel kord tõmmata Valgevenet oma sõtta. Sellest teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast nõupidamist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskiga. Zelenski andis kohe korralduse vastavate kanalite kaudu hoiatada Valgevene tegelikku juhtkonda Ukraina valmisolekust kaitsta oma maad ja iseseisvust. Zelenski sõnul esitas ülemjuhataja Aleksandr Sõrski aruande olukorra kohta rindel. Tsitaat. Esiteks rindel. Tänan kõiki meie üksusi, kes hoiavad positsioone ja tõrjuvad Vene rünnakuid. Aprillis püsib okupantide hävitamise tempo kõrge. Venemaal ei õnnestu rindel initsiatiivi haarata ja see on oluline. Täheldatakse okupatsioonikontingendi katset jõudu ümber grupeerida, tõenäoliselt selleks, et kompenseerida isikkoosseisu puudujääki. Seoses sellega muutub üha ilmsemaks, miks Valgevene territooriumil suurendati relvajõudude aktiivsust. Tuletan meelde, et Lukašenka viis hiljutisel läbi Valgevene armee lahinguvalmiduse kontrolli. Ja nüüd kõige olulisem osa Zelenski tsitaadist. Meie luureandmetel toimub Valgevene piiriäärsetes piirkondades teede arendamine, mis viivad Ukraina territooriumile ning suurtükipositsioonide rajamine. Me arvame, et Venemaa üritab veel kord tõmmata Valgevenet oma sõtta. Andsin vastavad korraldused Krõmule. Kanalite kaudu tuleb Valgevene tegelikku juhtkonda hoiatada, et Ukraina on valmis oma maad ja iseseisvust kaitsma. Viimaste sündmuste iseloom ja tagajärjed Venezuelas peaksid hoidma Valgevene juhtkonda vigade tegemisest. See oli vihje sellele, et kui Valgevene tõmmatakse sõtta, peaks Lukašenka oma turvalisuse pärast muretsema, sest temast saab reaalne sõjaline sihtmärk ja ta võib korrata Nicolas Maduro saatust. Siin on oluline meenutada, et Lukašenka ise räägib praegu aktiivselt sõjaks valmistumisest. Lukašenka ütles juba 1. aprillil riigi relvajõudude ulatusliku kontrolli tulemusi käsitleval nõupidamisel, et Valgevene valmistub sõjaks ja rõhutas, et mingit rahuaega olla ei saa. Kontrolli nimetas Valgevene diktaator Lukašenka ise enneolematult ulatuslikuks ja karmiks. Selle käigus pandi sõjaväeüksused tingimustesse, mis olid võimalikult lähedased lahinguolukorrale. Edasi, palun vabandust, tsiteerin diktaator Lukašenkot. Me valmistume sõjaks. Selleks me lõimegi relvajõud, selleks me neid ka ülal peame, selleks annab rahvas raha. Kui keegi otsustab meiega rääkida ja meid relvasihikust vaadata, siis me vastame. Selleks me valmistumegi. Sõja korral võib Valgevene suurendada oma vägede arvu kuni 500,000 inimeseni. Ülesannete tase ja nende täitmise tempo kontrolli käigus olid tingitud geopoliitilise olukorra tõsidusest, sündmustest ja ohtudest väljaspool piire. Selles. Узким границам.
ja selles valguses tasub lisada, et 26. märtsil allkirjastasid Lukašenka ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un hiljuti Pyongyangis oma riikide vahel sõpruse ja koostöölepingu. Lukašenka pressiteenistuse avalduses selgub samuti, et KRDV juht Kim Jong-un avaldas Valgevenele solidaarsust ja täielikku toetust ning astus, tsiteerin, vastu ebaseaduslikule lääne survele Minskile. Lisaks teatas Lukašenka, et Valgevene ja KRDV valitsused, tsiteerin, jagavad rahvusvahelistes küsimustes ühist seisukohta. Oluline on ka meeles pidada, et nii Põhja-Korea kui ka Valgevene toetavad Venemaad märkimisväärselt sõjas Ukraina vastu. Pyongyang saadab Venemaale laskemoona. И северокорейских военнослужащих. Minsk andis 2022 aasta veebruaris Moskvale Valgevene territooriumi platsdarmiks täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse ning nõustus paigutama oma territooriumile Venemaa taktikalised tuumarelvad. Ja just sel teemal kirjutas Sõjauuringute Instituut juba selle aasta alguses, et Venemaa kasutab Valgevene territooriumi üha aktiivsemalt ka kui territooriumi, millelt Moskva tegutseb. Infopsühholoogilise iseloomuga tegevusteks NATO riikide vastu. Instituudi analüütikute hinnangul on droonide või õhupallide regulaarne sissetung Poola ja Leedu õhuruumi Valgevene territooriumilt osa niinimetatud võimaliku konflikti nullfaasist. Ja edasi tsiteerin. Sõjauuringute Instituut leiab endiselt, et Venemaa on Valgevene de facto annekteerinud ja kasutab Valgevene territooriumil Poola ja Leedu õhuruumi sissetungi. Oma nullfaasi. Infopsühholoogilise faasi raames luuakse tingimusi võimaliku tulevase sõja ettevalmistamiseks NATO ja Venemaa vahel. See täpsustus on eriti oluline arvestades, et Kreml on viimastel nädalatel aktiivselt kujundanud infopinda Balti riikide ründamiseks. Sellest rääkisin üksikasjalikult eelmises saates. Kindlasti minge kanalile ja vaadake seda. Aga samuti tahab Kreml kohe luua mitu pingekollet Valgevene territooriumil, et kõik Valgevene naabrid oleksid sunnitud pidevalt valvel olema. Ja siin arvatakse juba, et sama Valgevene armee kontroll tehti selleks, et vajadusel võiks valgevenelased tõesti sõtta saata Ukraina vastu. Mitte tingimata nende territooriumilt, vaid mis tahes rindelõigus, sest venelastel on isikkoosseisuga probleeme tekkinud. Ja nüüd, 14. aprillil kordab Lukašenka taas, et riik valmistub sõjaks. Seetõttu nõuab ta oma ametnikelt mobiliseerumist, et need rasked ajad üle elada. Ja lõpetan selle saate tsitaadiga diktaator Lukašenkalt. Me peame nüüd mobiliseeruma, et need rasked ajad üle elada. Pealegi on need arusaamatud ajad. Mina presidendina ei tea, milleks teid ette valmistada. Töötame selle nimel, et elada. Üks loosung. Töötame, et elada. Mitte lihtsalt ellu jääda, vaid elada. Keegi ei tea, mis edasi saab. Ja mida korda saadavad maailma vägevad? Siia panen 3 punkti, kirjutage oma järeldused ja arvamused selle kohta selle saate all kommentaaridesse. Ja kui soovite selle kanali tööd toetada, saate seda teha selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen teie annetuste eest tänulik. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.